Isamaa võitis Tartus valimised, lubades rahvale muutust. Nüüd on aga alustatud koalitsioonikõnelusi Reformierakonnaga. Tekib õigustatud küsimus, mis siis ikkagi sisuliselt muutub ja kas Isamaa on oma valijaid petnud. Mis see sisuline muutus siis on, kui te Reformierakonnaga koos võimule tulete? Need samad punktid, millest ma rääkisin, need puudutavad linlaste elu, linna planeerimist, hariduskorraldust, haridusasutuste remonte, aga ka seda, et Tartu roll oleks Eestis tõesti tugev ja temaga arvestatakse. Aga see muutus ei saa olema lihtne, arvestada siis seda, et sellest peavad Isamaa ja Reformierakond kokku leppima. Kui me oleme ka siin esialgsete küsitlustega küsinud ja uurinud neid koalitsiooni variante, siis Isamaa valija tegelikult ei ole vaimustatud, et nad teeksid Reformierakonnaga koalitsiooni. Näiteks isegi eelistatakse koalitsiooni pigem Keskerakonnale. Täna pärastlõunal tegid aga sotsiaaldemokraadid Isamaale ettepaneku luua Tartus koalitsioon ja Tõnis Lukasele ettepaneku saada linnapeaks. Kui on saadud ikkagi valimisvõit ja võimalus kanda linnapea vastutust, et miks siis sellest loobuda, see ongi küsimus. Lukasel võib olla seal ka isiklikud sellised aspektid juures, eks ole, et siis ta on ka Riigikogu liige ja tal on mugavam jätkata volikogu esimehena, kui võtta linnapea kohustused. Et see võib ka selles peituda või teisena on lihtsalt, et ta näebki, et tal on mugavam loobuda sellest linnapea kohast just sellega, et jätkab ta volikogu esimehena, aga samas Isamaa on võimu juures. Tehti viga selles, et jäi mulje, et kohe alguses hakati rääkima esimese asjana positsioonidest. Ja ühelgi läbirääkimisel ei tohiks sellist viga toimuda. Minu ettepanek on võtta teemad järjest ja täna tehnilisel kohtumisel ka seda räägiti. Alustame haridusest ja muud teemad riburada ja persoonide juurde tuleme hiljem tagasi. Saan ma õigesti aru, et tegelikult siis ei ole veel kindel, et Urmas Klaas linnapeana jätkab, et võib-olla te ikkagi võtate ise selle positsiooni? Isamaa positsioon on praegu see, et alustame konkreetsetest teemadest. Isamaa juht Urmas Reinsalu on nimetanud Reformierakonna käitumist Tartus väljapressimiseks. See on tema hinnang ja jääb tema südametunnistusele. Reformierakond on lähtunud sellest reaalsusest, kus me oleme. Täna me oleme laua taga, meil on soov üheskoos teha Tartule väga hea koalitsioonileping, me töötame selle nimel ja see koostöö on vastastikku lugupidav. Kui me leiame, et on võimalik koalitsioon, kus me tõepoolest saame suuri tegusid teha ja muutusi tuua linna, seni me tegutseme. Kui see satub küsimärgi alla või muutub võimatuks, siis jääb sõit seisma. Valimiste järgsel päeval teatas Tõnis Lukas, et Isamaa nimekirjas 1600 häält kogunud Kris Kärnerit nende fraktsiooni liikmeks ei võeta. See tähendab, et nii Isamaal kui ka Reformierakonnal on nüüd Tartu volikogus mõlemal 15 kohta. Minu isiklikul hinnangul peteti valijaid on punkt 1 ja mitte ainult minu omi. Ja teisaks siis ongi see, et minu isiklikul hinnangul Tõnis Lukas lihtsalt müüs Tartu maha Reformierakonnale. Arvestades, kui suure mandaadi ta sai, siis ma arvan, et Isamaale see tegelikult väga hästi mõju, sest kui me ikkagi tulevikku vaatame, siis Riigikogu valimistel võib see populaarsus sellel noorel mehel säilida, mis tähendab, et siis Isamaa on kaotanud ühe potentsiaalse häälemagneti. Kui sul on persoon, kes küll on väga populaarne ja võtab hääli, aga ta kasutab erakonda kui platvormi ja samal ajal ei ole meeskonna mängija, siis saab see pikas plaanis olema väga keeruline. Nii et ma arvan, et nad pigem ennetasid järgnevaid etappe, mis temaga koos võivad tulla.